Ja siin siis tolmuimeja Hilti, ulmetank, 2 aastat saab kohe täis. Miks ta nii hea on? Sellepärast, et Bosch oli mul 2 aasta jooksul ikka juba korra kindlasti remondis käinud, ametlikus remondis. Siis ma vaatasin paberite pealt, mida nad seal Boschil remontisid. Ja sain aru, mis seal vaja on. Ja Boschil, nii kui ma olen varemgi rääkinud või võib-olla ei ole ka veel. Siis on Boschi kodulehe pealt. Saad kõiki varuosasid igale tööriistale tellida. Nii kui autokataloogi võtad lahti, tambid sinna tootekoodi või võtad see trellaka pealt seal tootekoodi, toksid sisse, sul tuleb kohe see toode ette ja sealt valid, mis varuosa sul vaja on. Ja Boschi ma pärast remontisin kogu aeg ise, ma seda enam remonti ei lasknudki viia. See ei ole kordagi veel mingit remonti tahtnud. Siit masinast olen ma pidanud filtrit välja võtma, teda puhastada. 2 aasta jooksul pakun maksimum 10 korda. Boschil on nii, et kui Bosch, Kärcher, Flex, kõik, kes on analoogsed nagu tolmuimed, on nagu suur ikaldus, et ma ei tea, mis nad siin Hiltil nagu teistmoodi teevad. Seda Hiltit toodab ka tegelikult Kärcher üldse, nagu ka Boschi tolmuimed ja Flexi tolmuimed. Ja kõik, kui sa siit võtad välja mingid mootorid või asjad, siis siin ei ole ühtegi mingid Hilti oma koodi, vaid kõik on Kärcheri tootekoodidega asjad siin sees. Siin ma muidugi konkreetselt ei tea, aga eelmise põlve siis sama koputussüsteemiga tolmuimejal igal juhul oli Kärcheri toodang. Boschil on kõik Kärcheri varuosad sees. Fürt on meil täpselt sama, mis on Kärcher. Fürt on täpselt üks ühele, ainult värv on teine kui Kärcheri tolmuimejal, muidu on täpselt kõik üks. Aga nende muude tolmuimejate viga on see, et iga poole paagi pealt vähemalt pead sa seda filtrit sealt välja võtma ja kloppima teda puhtaks. Siin ma olen seda teinud, ma ütlen, 10 korda maksimum 10 aasta või selle 2 aasta jooksul. Et ta lihtsalt imeb ja töötab ja prõmmib ja mis iganes, et super asi. Teine super asi on siin, mis lisana saab osta juurde, on Bluetooth mootor. Ehk siis mul on ta kogu aeg see tolmuime auto asendis. Ja nüüd siia poole tolmuime otsa käib nupp, mis on siis seal sellega ühenduses. See on siis komplektis, saab osta seda. Vajutad siia, tolmuime läheb käima. Vajutad siia, tolmuime jääb seisma. Asendamatu asi, sa ei pea jooksma mingi masina vahet edasi-tagasi kuskil. Et ma ütlen, üks asend, auto asend. Tahad tolmuimega otsikuga tolmu tõmmata, paned siia otsa, hakkad tõmbama, vajutad nuppu. Ei pea jooksma kuskile tolmuimeja juurde. Auto asendis läheb ta muidugi tööle ka siit sellest kohe, aga see ei loe asja. Sealt paned seda, kui sa nüüd muidugi sealt nupust selle masina tööle paned, siis sa Bluetoothist teda välja lülitad ja siis ta lülitab ennast automaatselt välja, nii kui sa selle seisma jätad, siis mingi 10 sekundi jooksul jääb tolmuimeja vait. Aga kui sa siit käima paned, siis pead ka siit seisma jätma. Või siis minema keeram nuppu, aga mina seda enam ei keera. Siis mis tal veel on, siis on filtri nagu kätte saamine on tehtud maru nagu lihtsaks. Plus ta on siin raami sees, et kui filtrit nüüd puhastada, siis kindlasti koputada teda koos raamiga. Ma juba tegin selle vea, et võtsin selle filtri siit raami seest välja. See on hästi siuke pehme materjal ja see ei kannata väga tagumist, see läheb puruks. Ja siia sobib nüüd sellesse uude tolmuimes, sobib ainult praegu see Hilti enda nii-öelda filter, aga ma olen enam kui kindel, et see on Kärcherist tegelikult toodetud. See on nüüd vähe täiustatud, kuna tal on siin siuke soon nüüd tekitatud. Vanasti ta oli siit flat, istus siin raami peal. See teeb kohe asja tihedamaks ja igasugune vaakumi kadu kõik läheb palju väiksemaks.
vanadel Boschidel asjadel ostsid Boschi filtri, maksid mingi, kuidas ma nüüd mõtlen, no lähele seal 70-80 eurot. Läksid, võtsid Stockerist Kärcheri filtri, maksid 27 eurot, et noh, kui on Boschi või Hilti kiri asjadel peal, siis need maksavad. See filter maksis mingi minu arust 100, kui ta mul perse läks, siis läks üle 100 oli, 130-150 eurot on filter. Et ei ole nagu odavasi ja kahjuks jah, siia praegu Kärcheri ega mingid muud filtrit siia sisse panna ei saa. Et selle peab ettevaatlik olema, et see on klõps kinni. Teistel pead siis mingi kaane üles tõstma, siis see kaan vajub kinni sul ja 100 häda ühesõna. Selle tõmbad triiki siia maale paagi täis. Ja siis hakkab sul siin ees. Siin on punane tuluk hakkab siin, ma ei mäleta, see või see vist hakkab siin põlema. Ja lõpuks ta jääb tegelikult seisma üldse, kui ta enam üldse tõmmata ei saa, et on ikka nii umbselt täis, et tavaliselt ma võtan selle kaane pealt maha, siis on filtri jälg ja siis siit see sisse tulev toru jälg on siin tolmu sees kõik, et jah. Ja praegusel objektil, ma ei tea, mitu 100 ruutu siin seda põrandapinda on, et on lihvitud põrandaid. Pakun, et 20 tolmuimetäit on siit paska kokku korjatud ja ma ei ole filtrit siit välja võtnud. Super masin. Kallis muidugi, aga kui ma peaksin uuesti valima tolmuime, siis on see ilmselgelt Hilti, isegi kui ta maksab 2 korda rohkem kui, isegi maksab rohkem 3 korda kui Fürt on kõige odavam, mingi 400 eurot, Kärcher on seal 500-600 juures, Bosch on 600-700 ja see peaks praegu olema kodu lähel 1200 juures. Sinna siis tuleb käive ka veel juurde. Ma sain selle muidugi ulmesooduka, kui ma selle ostsin 35 prossa. Et selle pärast, et läksin juba seda teed, et ma enam ühtegi teest. Või noh, ühesõnaga, nüüd mul on arusaam Boschiga kogemus, Kärcher on meil firmas veel kuskil. Kõik on siuksed mänguasjad selle masina kõrval. See on tõsine. Ainuke asi, mis mulle selle juures ei meeldi, on see voolik, mis temaga kaasa tuleb. Ta on küll jämedam, mis mul praegu seal küljes on. Aga ta on jäik ja lühike, 4 meetrit. Tolmuime voolik, kui sa oled korra 5 meetrist voolikut kasutanud, siis ühtegi 4 meetrist ka enam ei taha näha. Et esiteks, kui sa oled siin slääbi tegemas, 3 meetrise laua ümber pead tiirutama seal tolmuime ja masinate asjadega, et noh, siis 4 meetrit on nii väike, et sa pead seda tolmuime tõstma nagu jonnipunni siin edasi-tagasi. See on mul siin Boschist jäänud voolik. Palju pehmem kui see, natuke peenem. Antistaatiline, see on ka antistaatiline. Mina näiteks Kärcherit kasutada üldse ei saa, kuna tema komplekteeritakse poest ostes, ta on ilma antistaatilise voolikuta, saad eraldi osta antistaatilist. Aga jälle 4 meetrine või 3,5 meetrine, mis seal Kärcheril see voolik on, et ainuke selle Boschi vooliku häda ja ma arvan, see on kõikide voolikute häda, seda tüüpi. Festoolil on nüüd siin mingi kangas peale pandud. Et need asjad võõruvad sul igal pool siin nurkade vastus, kulutab siit selle peal, mis katte läbi. Ja kui sa nüüd siia tolmuime voolikule veel peale kastud, siis sa teed talle siia siukse voldi ja nende voltide kohta nagu näha on see voolik mul juba 100 kohast MacGyveriga lapitud. Läheb lihtsalt puruks ja talvel külmaga ta on jäigem ja kõik see mõjub ja siis voolik on minul on siuke aasta, kestab kuskil. Siis tuleb jälle vahetada ja Boschi voolik jälle ei ole muidugi odav, aga ma ei ole nõus ühtegi muud voolikut enam kasutama ka,
Festooli oma ma ei taha sellepärast, kuigi ta on see kangas ja kindlasti on hea, see kangas on sellepärast hea, et sul ei jää see volt, ei jää, see kofreeritud pind ei jää sul kuskile taha kinni. Et sellest on ta muidugi hea, aga mulle ei sobi Festooli see otsik. Need otsikud peaksid, tolmuimeja poolsed peaksid kõik sobima. Siin on mingi millimeetri küsimus, et kui midagi jääb väikseks, tõmbad teibiringi ümber, läheb edasi. Aga kuna mul on kõik Boschist jäänud need otsikud, mis sobivad mul väikse Hilti-lihvari külge, siia olen aretanud juba, sinna läheb lupsti paika, et siis ma olen nii harjunud ja ma ei viitsi seda Festooli oma ise jälle aretama hakata, aga mine tea, võib-olla kunagi teen proovi, et kui ma saan seda voolikut reaalselt ise katsuda, näha ja proovida ja katsetada, et võib-olla hakkab meeldima ja siis võib-olla, et loobun, aga praegu on nii. Ühesõnaga, see on tank, tolmuimejate tank, tõsiselt. Jaa, nüüd ma näen veel seda, et originaalis tuleb tal üks kott, originaalkott kaasa, läbipaistev siuke kilekott, millel on siis nipukas kohe seal koti küljes, et kui sul saab see kott täis, ühesõnaga siin seda fliiskotti ega midagi ma ei kasuta, see on puhtalt ilma kotita tolmuimeja tegelikult. Kotti kasutan ainult selle pärast, et jube mugav on, saab täis, tõmbad selle koti siit tolmuimejast välja, tõmbad kotile sõlme peale, viid prügikasti õue, viskad õlale, lähed minema. Muidu kui sa paaki tõmbad, siis sa pead selle paagiga kuskile jooksma, et väga ebamugav on selle paagiga. See peab sul süles siis olema, sest ta läheb ikka suht raskeks. Sellest on väiksem versioon ka, madalam see kuskil võib-olla nii kõrge või selline. Aga seda ma ei tahtnud, et ta oli liiga väike mu jaoks. Ja temal on siis mõlemal pool on sellised väiksed rattad. Et nende väikeste ratastega on see häda, et sa oled igal pool juhtmete ja otsas kinni ja no, mul oli oluline, et peavad taga olema kindlasti suured rattad. Aga muidu täpselt sama kaan on sellel väiksemal mudelil peal, täpselt sama, kõik on sama. Ainult alumine paak on väike ja tagarattad on väiksed. Ja väiksel ei ole seda käepidet ka siin taga. Et võtad siit kinni ja järgi lohineda lähed, ja siis originaalkott on jah, aga see maksab jubedat raha muidugi. Mina kasutan siin 100 liitrist siis ekstra tugevdatud prügikotti. Et siis ongi, et kui ta saab täis, nüüd kui ma tõstan ta siit välja, siis jääb siin alla põhja, jääb siuke veerand seda kotitäit umbes tolmu. Aga selle pealmise osaga saab kõik selle ilusti siis sõlme sinna peale tõmmata, viskad õlale ja lähed minema. Et lihtsalt 100 liitrit on see, mis ma olen leidnud siia, mis nii-öelda ümbermõõdult sobib siia ideaalselt ja väiksemad lihtsalt ei ole siukest tugevat ja värki. Ja selle kotiga õige veel on see, et kui sa selle tavalise kilekoti paned siia sisse, siis sa pead selle paagi piirist 3-5 sentimeetrist madalamale tegema 3 siukest näpujämedust auku siia külle peale. Kui sa seda ei tee, siis juhtub see, et ta tõmbab selle kilekoti siit vaakumiga sul siia filtri alla kinni, hakkab punane tuli seal põlema ja tegelikult ta ei tõmba sul enam, sest filter on kilega kaetud. See siis võtab selle ära, et alguses, kui ma hakkasin ka neid, mõtlesin, mis vahet seal on, mis kilekoti sa siia paned siis, aga originaalkotil ma lõpuks avastasin, Boschi omal avastasin siis, et seal on väiksed siuksed perforeeritud augukesed sees ja siis ma sain aru, et sellel on mingi mõte ka külje peal kuskil siin üleval ääres. Ja alguses ma panin siia Boschi omale siis nii-öelda panin mingi raskuse esialgu sisse, et kui juba tolm on sees mingil määral, siis ta enam seda koti põhja ei jõua siia üles tõmmata. Panin kivi sisse, aga see oli siuke lolli mängimine. Siis ma avastasin, et siia tuleb 3 auku teha, mis tekitavad siin teatud õrenduse. Mingil määral siis
tolm muidugi läheb siia koti ja selle vahele ka, aga no see on iga kord sihuke peotäis. Et seda ma puhastan mingi iga 10 korra tagant, siis teen selle paagi ka alt tühjaks, aga jah. Siuksed lood on selle tolmuimega. Väga rahul. Isegi 1200 eest ma ostaksin ikkagi selle, mitte ühtegi teist tolmuimet. Et kui sa teed mingit ühte duširuumi kuskil, siis sa võid suvalise kärheriga ka, isegi sellise kodusega võid tõmmata oma 4 ruutu põrandat puhtaks. Ja siis on sul filter umbes või mis iganes kott on juba kuradi tolmu täis või mitte täis, aga seinad on täis, pead seda kotti seal raputama. Siin seda muret üldse ei ole. Põltsamaa koobi põrandad mitte kordagi ei puhastanud filtrit. Ma räägin, 10 korda maksin 2 aasta jooksul on siit filter välja käinud. Vot nii.